Nii, kui see õnnestub, võtan au endale. Kui see ei õnnestu, süüdistan JD-d. Ole parem ettevaatlik, JD. Et Iraani süsteemi kõva joone esindajad rõhutavad üle neid eeliseid, mida Iraan saab, samal ajal alahinnates kõiki neid asju, millest nad peavad loobuma ja mida nad peavad pakkuma, et neid eeliseid saada. Koalitsioon, mis tegi Donald Trumpist Ameerika Ühendriikide presidendi ja JD Vance'st asepresidendi, inimesed peavad seda meeles pidama. See oli Megyn Kelly, Tucker Carlson ja Joe Rogan. Samuti oli seal palju inimesi nagu John Potavits, kes tahavad agressiivsemat välispoliitikat. Kas ameeriklased saavad aru, kui halvas valguses nad selle kogu USA ja Iraani kokkuleppega paistavad? Kuidas neist on saanud Lähis-Ida naerualused? Sest on täiesti uskumatult selge, et see on kokkulepe, mis lihtsalt tähendab, et Ameerika andis alla. Ja kui ma ütlen Ameerika, siis pean ma silmas just JD Vance'i, kes näib üha enam väga halva presidendikandidaadina. Nad on lubanud $300 miljardit Iraani ülesehitamiseks. Ja te teate täpselt, kuhu see raha läheb. See läheb tuumarelvade taastamiseks. Räägime üksikasjadest, kui halb see kogu leping tegelikult on. Aga ma arvan, et peaksime alustama Ben Shapirast, kes pole kartnud seda otse välja öelda. Sellegipoolest tundub see vastastikuse mõistmise memorandum juba ainuüksi teksti põhjal olevat katastroof, mis ei saavuta ühtegi neist eesmärkidest, mille valitsus alguses seadis. Tegelikult seadis valitsus alguses 5 eesmärki. Üks neist oli tuumaprogrammi lõpetamine, mitte ainult tuumarelvade oma. Ei mingit tuumarikastamist, 0 rikastamist. See ei ole kokkuleppes. Ballistiliste rakettide programm lõpetatakse. See ei ole kokkuleppes. Ja president vihjas täna, et iraanlastel peaks tegelikult lubama ballistilisi raketti edasi omada, sest saudi-araablased, meie liitlased, omavad samuti ballistilisi rakette. See on kõige halvem argument, mida ma kunagi kuulnud olen. Miks me ei anna siis terroristidele rohkem relvi, sest meil endal on ka relvad? Miks me ei luba inimestel granaate omada, kui politseil on granaadid? Mis? Siis sa toetad terrorismi? See ei kuulu kokkuleppe juurde. Kõik, mis näeb välja nagu katse terrorismi lõpetada, Hormuzi väina jääda vavamine ilma maksudeta. See mitte ainult ei kuulu kokkuleppesse, vaid kokkuleppes näeb olevat säte, mis lubab Iraanil ja Omaanil proovida väina maksustada pärast 60 päeva möödumist. Neile, kes ei tea, miks see oluline on, suur osa põhjusest, miks see kokkulepe allkirjastati, on tagada, et majandus mingil määral taastuks ja toimiks. Aga kui Iraanil lubatakse nüüd maksustada iga laev, mis nende naftaga ja kogu kaubandusega läbi väina liigub, siis tähendab see, et kõikide asjade hinnad tõusevadki püsivalt, eks? Praegu on hinnad tõusnud, sest börsimaaklerid on paanikas kõige selle pärast, mis toimub ja kuna nafta on olnud piiratud. Aga nüüd see piirang kaob. Lihtsalt Iraanil lubatakse sinu arvelt tohutult kasumit teenida selle nafta pealt, mida sina sooviksid saada. See on põhimõtteliselt püsiv kokkulepe selle kohta, et hinnad hakkavad aina tõusma ja tõusma ning terroristid saavad sellest kasu. Ja lõpuks, idee, et Iraan saaks mingisuguse sanktsioonide leevenduse pärast kõiki neid asju. Me näeme juba esimesest päevast alates leevendust nende võimes naftat Iraanis välja vedada. Minu arvates ei ole Ameerika Ühendriikide asepresident selle konkreetse projekti peamine läbirääkija presidenti hästi teeninud. Ma ei usu, et on presidenti hästi teeninud. Ma ei usu, et on Ameerikat üldse hästi teeninud. Kuulame, mida tal on öelda. Läbi selle kõige. Iraanlased ütlevad, et neil on juurdepääs $300 miljardi suurusele taastamisfondile. Kas see on tõsi või vale? Ja see ongi see. Kui keegi esitab tõene või väär küsimuse ja poliitiku vastus ei alga sõnadega tõsi või vale, vaid läheb kohe seletama, siis tead juba, et asi pole hea. Selline asi, millele neil võiks olla juurdepääs, mida rahastab Laheranniku koalitsioon, seni kuni nad täidavad oma kohustusi. Ma arvan, et üks asi, mida sa näed, Ed, ja mille suhtes inimesed peaksid olema skeptilised, on see, Iraani süsteemi kõvajoonelised rõhutavad üle neid eeliseid, mida Iraan saab, samal ajal kui nad alahindavad kõiki neid asju, millest nad peavad loobuma ja mida nad peavad pakkuma, et neid eeliseid saada. JD on alati olnud väga hea asjade seletamises ja nende arukana kõlama panemises ning ta on sageli ka tõesti arukas. Aga praegu teeselda, et me ei näe seda, mis meil otse silme ees toimub, nagu oleks see seotud ainult Iraani kõva käega pooldajatega, kes olukorda pingestavad ja mitte sellega, et see kõik on lihtsalt naeruväärne ja vastuvõetamatu, ei ole õige. Ja see on lihtsalt terve mõistus. Lubada neil jätkata ballistiliste rakettide omamist. Lihtsalt sellepärast, et teistel on ka ballistilised raketid. See on jama. Lubada neil Hormuzi väina oma suva järgi maksustada, see on täielik jama. Mitte nõuda tuumarelvade täielikku lõpetamist viisil, mis takistaks neil pikaajaliselt tuumarelvi omandamast, see on jama.
lubada neil omada sellist rahasummat. Kusjuures me teame täpselt, kuhu see raha läheb, sest vaadake, kuhu kogu raha on seni läinud. Jama. Sellel pole mingit pistmist nende iraanlastega, kes meid kampaaniate ja propagandaga manipuleerivad. See on seotud sellega, et me suudame lugeda, mida vastastikuse mõistmise memorandum ütleb ja mõista, et see on tõesti halb lääne ühiskonnale. On põhjus, miks seda memorandumit pole avalikustatud. Oli põhjus, miks neil võttis aega selle avalikkusele avaldamisega. See on sellepärast nad teadsid, et selle tagasilöök paljastab nad sellistena, nagu nad tegelikult on. Need nõrgad inimesed, kes alistusid terrorismile, selle asemel, et olla need, kelleks nad end kogu aeg esitlesid. Need, kes pidid nad kukutama. Nad ei kukutanud neid. Kui üldse midagi, siis nad andsid neile lihtsalt nende tuleviku hõbekandikul kätte. Me oleme kindlasti avatud sellele, et Pärsia lahe riigid investeeriksid Iraani ülesehitamisse, kuid ainult siis, kui Iraan lõpetab oma tuumaprogrammi ja lõpetab rikastatud materjalivarude omamise ja on tõeliselt avatud kontrolli- ja jõustamissüsteemile, mis annab Ameerika rahvale kindluse, et neil ei saa kunagi olema tuumarelva. Nii et ma arvan, et see tants, mida sa näed, saab olema huvitav, see on Iraani meedia, eriti radikaalne meedia. Nad räägivad palju sellest, mida nad saavad, kuid ei räägi sellest, mida nad annavad. Meie kõigi jaoks on oluline seda parandada. Kui vaadata kogu selle toimimise ajalugu, siis Ameerika pole kunagi tegelikult meid sanktsioone jõustanud, mida nad on lubanud. Seetõttu mõtlevad iraanlased, et okei, Trump on veel natuke aega võimul. Võib-olla ta jõustab need sanktsioonid, et mitte täielik idioot välja näha. Aga 1,5 aasta pärast hakkab kogu see raha meile sisse voolama. Me ei kasuta seda raha nii, nagu peaks. Me jätkame samamoodi. Nemad ei suuda seda jõustada. Neid ei huvita see, eriti kui nad saavad oma tahtmise ja demokraadid tulevad võimule, mille nimel nad internetis kõvasti võitlevad. Ja seetõttu saamegi oma tuumarelvad. Me saame need lõpuks kätte. Ainus põhjus, miks Iraan üldse millegagi nõustus, oli see, et nad teadsid. Selle kokkuleppe tingimused lubavad neil tulevikus uuesti üles ehitada. Neil on kannatust, neil on aega. See võtab paar kuud, see võtab paar aastat, see on okei, aga me ehitame tuumarelvad uuesti üles. Kui islami režiim oleks kukkunud, nii nagu Ameerika oli püüdnud saavutada ja nagu nad alguses ütlesid, et teevad, siis me teadsime, et see poleks olnud võimalik. Kuid nüüd nad üritavad öelda, et režiimi muutus on halb. See pole just hea asi. Ja ma olen sellega nõus. Sageli toob režiimi muutus lihtsalt kaasa teisi probleeme. Aga oluline on teada, et Iraani meedia ei manipuleeri meid arvama, et see kokkulepe on halb, nagu Vance meid arvama paneb. See on tegelikult lihtsalt kohutav kokkulepe. Nii saab, et kui see õnnestub, võtan au endale. Kui see ei õnnestu, süüdistan JD-d. Ole parem ettevaatlik, JD. Ta pöörab oma lennuki ringi ja kaob siit minema. Ja, mulle meeldib see mõte. Ma arvan, et see on hea mõte. Mida ma tahan, et sa siin märkaksid, on see, et kuigi see klipp on naljakas, kui see tehing osutub kohutavaks, süüdistan ma JD-d ja see mees naerab. Vaata korraks Marco Rubiot. Kui see õnnestub, võtan au endale. Kui see ei õnnestu, süüdistan JD-d. Ole parem ettevaatlik, JD. Ta pöörab oma lennuki ümber ja kaob siit kiiresti. Jah, mulle meeldib see mõte. Ma arvan, et see on hea mõte. Tundub, et teda ei lõbusta see üldse. Räägime korraks Marco Rubiost, kes on olnud üks neist, kes on kogu selle aja jooksul olnud valmis JD Vance'i kritiseerima. Rick. Seega töötame paralleelselt koos Pärsia lahe riikidega, et tegeleda tuumaväliste küsimustega, nagu tavarelvastusega, ballistilised raketid, millest me ka räägime. Nii et ta ütleb, et me hakkame rääkima ballistilistest rakettidest ja nii edasi. Kuigi ta ütles varasemas avalduses, et see on okei, neil on lubatud neid omada, sest ka teistel on need olemas. Ma mõtlen, neil peab ka mõned olema, sest teistel on ka. Peab ikka mõned olema. Keegi ütles, et neil ei tohiks rohkem kui ühe anda. Ja mul on mehi. Mõned neist meestest meeldivad mulle. Aga ma ei arva, et nad on targad. Härra, te ei tohiks lasta neil ühtegi raketi saada. Ma ütlesin, no mida ma teen? Kas ma lasen Saudi Araabial raketid saada? Aga neil ei luba. Jah, härra. Jah, härra. Sest Saudi Araabia ei tõesta end islami terrorirežiimina. Nemad ei rahasta narkokaubandust ega terrorismi kogu Lähis-Idas ja kogu maailmas. Ja nad pole ise seda kuulutanud ega ise seda tunnistanud. Te tahate kasutada nende tuumarelvi ja ballistilisi rakette teiste inimeste hävitamiseks, nagu Iisrael ja Lääs, sealhulgas Euroopa ja Ameerika riigid. Siin on väike erinevus, ainult natuke, ainult pisut. See lihtsalt ei toimi nii, tead. See ei toimi nii. See tegelikult natuke toimib nii. Sa võid öelda terroristlikele režiimidele, et ei tohi terrorit kasutada ja me peatame teid, kui te seda teete.
see ei ole probleem, raketid on, need kahjustavad väikest piirkonda, aga need ei hävita planeeti. Nii et Pärsia lahe riigid tegelevad tuumaväliste küsimustega. Me räägime ballistilistest rakettidest ja räägime ka terroristlikest käsilastest. Mulle see ei meeldi. Mulle Trump kunagi väga meeldis, aga mulle tundub, et see kokkulepe on tema puhul algusest lõpuni täielik jama olnud. Mind ei ole siin toimunu juures mitte miski muljet avaldanud. Ta on 1 miljon korda öelnud, et ta surub jõuga läbi, aga tegelikult pole ta midagi saavutanud. Ja nüüd teeb ta täiesti hullumeelseid, absurdsed avaldusi, et jah, neil peaks olema lubatud ballistilised raketid. Ja ma arvan, et Marco Rubio tegelikult nõustub minuga. Tuletan meelde, J.D. Vance käis hiljuti Megyn Kellyne saates. Te juba teate, mida ma sellest arvan. Vaatame, mida tal öelda oli. Vaadake, koalitsioon, mis tegi Donald Trumpist Ameerika Ühendriikide presidendi ja J.D. Vance'est Ameerika Ühendriikide asepresidendi, inimesed peavad seda meeles pidama. See oli Megyn Kelly, Tucker Carlson ja Joe Rogan. See oli ka Mark Levin, samuti oli seal palju inimesi nagu John Podhoretz, kes soovivad agressiivsemat välispoliitikat. Mis minu arvates on oluline, ma ei ütle kunagi, et John Podhoretz ei ole vabariiklikus parteis teretulnud. Ta on. Aga just nagu tema on praegu pettunud, on ka teised inimesed mõnikord teistel aegadel pettunud. Sa ei saa lihtsalt poliitikast loobuda, sellepärast et 330 miljoni elanikuga riigi juht teeb otsuse, millega sa ei nõustu. Õige, sa ei saa. Ja ma arvan, et see on omamoodi varjatud arusaam sellest, mida J.D. Vance siin teeb. Ta üritab välja mõelda midagi, mis teeb mõned inimesed õnnelikuks ja mõned vähem õnnelikuks. Aga kõik oleksid sellega enam-vähem rahul. Ja ma arvan, et see võib olla märk sellest, kuidas poliitika edasi liigub, kui J.D. Vance võidab, mis minu ausa ja siira arvamuse kohaselt pärast seda kokkulepet oleks Ameerika Ühendriikidele tohutu katastroof. Kunagi ei tea, ma olen tegelikult J.D. Vance'iga varem kohtunud. Ma arvan, et ta on tõesti väga tore inimene. Ta on muljetevaldav, ta on intelligentne. Aga mulle tundub, et ta ei tegutse siin Ameerika Ühendriikide parimates huvides. Ja ma olen Ben Shapiroga selles osas põhimõtteliselt 1000% nõus. Lubada terrorirežiimil eksisteerida, saada rahastust ja lubada neil saada, mida nad tahavad. Lihtsalt selleks, et rahuldada Ameerika rahvast, ei ole viis, kuidas poliitikud peaksid tegutsema. Nad ei peaks püüdma rahvast lepitada, vaid tegutsema rahva parimates huvides. Ja see, mu sõbrad, on minu arvates sellest nii kaugel kui võimalik. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.